Tere tulemast tänasesse webinari. Tere Heiliki, tere Lilia, tere Tere! Miriam, tere Terri ja tere Kristel, mina ise. Nii Tere! palju meid just praegu siin ongi. Ja kui sa vaatad seda järele, mis iganes ajal, siis tervitus sulle seal, kus iganes sa oled. Täna me siis alustame novembrikuud ja mul oleks üks väike palve kõigile, et kui sa korraks mõtleksid veel tagasi oktoobrikuule, siis meie grupis on üks postitus, kus jagada neid mõtteid oktoobrikuust ja usu mind, et sellel, kui sa korraks seal jagad, on väga suur väärtus ka sinu enda jaoks, sest et ka hiljem vaadates, mida sa ise jagasid, võid sa enda kohta väga palju teada saada. Igal juhul ma päriselt väga-väga soovitan korraks ka seal kommenteerida. Ja enne kui me läheme edasi ja kui ma kõigile armsatele koosloojatele siin sõna annan, siis ma kasutan oma seda ülbusega, et te andsite mulle juhtimise ja ütlen veel ühe asja, et kõikidele, kes te siin grupis seda videot vaatate, siis selles videos praegu me räägime hästi isiklikke asju. Me toome sisse väga isiklikult oma nagu haavatavused, oma hirmud, oma varjud. Ja selleks, et tegelikult me oleme ju ka lihtsalt naised, et meil oleks seda lihtsam teha ja selleks, et üleüldse oleks sul siin grupis huvitavam ja et me ka edaspidi tooksime need päris teemad avalikuks, siis mina palun sind, jaga, kommenteeri, ela natuke meile kaasa. Et me saame ilmaga hakkama, aga sinu enda jaoks avab see rohkem selle grupi teemasid. Usu mind, see on oluline. Nii, aga täna on siis meie teemaks, et varjudest valgusesse. Ja kui ma eelmise kuu teema alguses ütlesin ise, et mina ei tea sellest teemast mitte midagi, siis seekord ma nii öelda ei saa, tean küll ja hästi palju, aga ma pole tahtnud sellest teemast kunagi rääkida, nendest varjudest. Ja teeme siis nii, et selle nädala sissejuhatuseks või selle kuu sissejuhatuseks, kes meist siin tüdrukud on nõus alustama, et jagame alustuseks, et mis meist igale ühele selle varjude teemaga nagu üles tuleb, mis me tahame sellest jagada, mis on meie jaoks oluline, mis juhatab selle kuu sisse ja kui sa seda kuulad, siis meil on väga hea meel, kui sa kas siin chatis või siis hiljem selle postituse all, kui sa jagad, mis mõtteid need sinus tekitasid, et iga selline jagamine, kui sa meile vastu peegeldad, on see ka sulle endale ja kõigile teistele väga oluline. Nii et sõidame. Kes on esimene tüdrukud? Mina näen Liliat enda kõrval järgmisena siin pildis. Lilia, kas sa oled nõus võtma alustuse? Ja ma alustan sellega. Tegelikult see teema kuidagi kohe, kui me sellest mõtlesime ja rääkisime, see tundus mulle väga selge, et november, selline pime aeg ja tahaks nagu sellest pimedast ajast valgust leida endale midagi head, positiivset tasakaalu ja kui ma hakkasin sellest rohkem mõtlema, et mida mina saan teha selles kuus, kuidas mina saan seda jagada. Ja kindlasti ma mõtlesin oma sellele teekonnale, oma nendele helidele ja häälele, et see esimene, mis oli varjust valgusesse, mõte oli sellest, et üldse häälega ennast väljendada, et see hääle väljendamise teema, mis ka mulle on väga aktuaalne, kui ma sellega hakkasin tegelema ja kuna olen ka muusik ja paljudele minu klientidele, kes otsivad seda hääle vabadust ja hääle väljendamist, oma hääle kõla. See oli minu esimene kiht. Ja siis ma mõtlesin sellele, et emotsioonidele kindlasti, et kuidas häälega saab oma emotsioone väljastada, mitte lihtsalt niisama ennast näidata pimedusest valgusesse,
aga midagi enda sügavalt nagu kaevata neid emotsioone, sest kuna ma tegelen hääle ja kehateraapiaga, väga palju puutun sellega kokku, et kuidas need emotsioonid meie kehasse on salvestatud ja kuidas häälega saab neid sealt nagu lahti võtta ja nendega tegeleda. Ja täna mul tuli veel üks sügavam kiht, kui Kristel pärast räägib oma loost, aga mina hakkasin mõtlema sellest, et kus minu algus tuli sellest, et ma hakkasin nende emotsioonidega tegelema, sest see on tegelikult väga isiklik ja väga selline, minu jaoks suur selline ja väga tundlik asi minu lapsega seotud, kus see tuli see algus, sest kui mul sündis laps, ta oli kaua oodatud ja kõik oli hästi, aga pärast tuli välja, et ta on selline natuke eriline laps ja minu jaoks ta on praegu 14-aastane, ta on täitsa tubli selline noormees, aga oli aeg, kus temaga oli väga raske olla, et temal on see ATH ja need väiksed autismikompotid, mis tegi minuga sellise asja, et kõik minu varjud, mis kunagi olid sellised minu pimedad kohad, nad tulid esile ja sellest algaski minu selline emotsioonidega tegelemine, sest tegelikult kõik see, mis oli lapsepõlves, ka on salvestatud meie kehasse ja meie nende käitumismustritesse. Ja kui tulevad sellised raskemad olukorrad, siis nad tulevad kõik esile ja minu jaoks ongi see nagu isiklik selline algus emotsioonidega ja oma varjudega tegelemisel. Ja oma laivis ma võib-olla ma ei räägi väga sügavalt just sellest varjude teemal, aga rohkem ma räägin just emotsioonidest, kuidas neid kehas saab tunnetada, kuidas neid märgata, et minu meelest see esimene samm, kui tegeleda oma varjudega ja oma emotsioonidega, on nende märkamine ja nende lubamine, et sa näed oma emotsioone ja sa lubad nendel olla, siis saab juba nendega edasi midagi teha. Et selline väike sissejuhatus on minu poolt. Aitäh sulle, Lilia. Aitäh, et sa jagasid. Ja tõesti need teemad nagu, mina usun, et kõikides meis, kui me jagame, siis see annab võimaluse nagu teistel nende teemade jagamiste, kuulamiste läbi enda sees mingi asjale vaadata uuesti otsa või minna kergemalt edasi. Et me räägime ka teemasid, mis on meile nagu rasked, aga just nimelt selleks, et me oleme ise sealt läbi tulnud kõik, nii nagu Lili on läbi tulnud sellest kohast, mis sulle ja sul on ka konkreetsed täna asjad, mis sind aitasid. Ja me ennekõike räägime seda selleks, et sina saaksid ka läbi tulla või mõne vana asjaga rahu teha. Et selleks need varjud siia valguse kätte tuuaksegi meil siin kõigil. Kes meil seal järgmisena meist on? Kas ma näen, Vivian on minu all kohe siin minu vaates. Oled sa nõus minema järgmisena? Muidugi olen. Aitäh, Kristel. Et sa meie seda tüüri nii nunnusti muudkui juhid. Minul seoses selle teemaga, kui me arutasime ja tõesti see, et kuna november ühelt poolt on hingede aeg ja siis ikkagi me põletame küünlaid, sellepärast et väljas on nii püme. Aga mul oli mitu assotsiatsiooni, aga see, mis sujuvalt üle minnes siis sellest oktoobrikuisest tantsuteemast, siis ma mäletan, et
ma olen aastaid käinud kui Berit Haage, kes on Norra, Rootsi 5 rütmitantsu õpetaja. Ta on käinud Tallinnas tegemas selliseid nagu nädalavahetuse mooduleid ja siis on see, et see nagu võtab ühe rütmi korraga selleks nädalavahetuseks ja siis on alati intensiivselt selle sisse minek. Ja need nädalavahetused on selles mõttes väga toredad, et nad on füüsiliselt väga intensiivsed ja siis see, mida ta vahele põimib jutuna, on alati väga valgustav. Ja see, mis on tantsu puhul, on just, kui rääkida sellest varjude teemast, tantsuga on see väga tore, et tants võimaldab meie kehal vabastada neid traumasid, sest et kui me kogeme midagi väga traumeerivat, siis see, mida me ise ei suuda selles hetkes läbi protsessida, siis see salvestub meie keha erinevates kihtides. Need emotsioonid salvestuvad ja läbi tantsu on keha, see lihtsalt tants on üks meetodeid, kuidas keha saab neist vabaneda. Ja ma mäletan just üks kord, kuidas Berit oli väga selline intensiivne parasjagu tants ja siis Berit hüüdis, seda aeg-ajalt ikka mikrofoni hüüdis asju ja hüüdis, et shit welcome. Ehk siis kogu pask, mis tahab üles tulla, et seda me peaksime tervitama. Ja ma mäletan, et selles hetkes see mõjus, see, et kasutades seda sõna nagu shit, mis on welcome, see mõjus nii ootamatult, aga samas see oli niimoodi 10-sse, sellepärast, et kõik, mida me surume alla ja millele me valgust kardame näidata, siis see juhib alateadlikult meie valikuid elus ja me üldse teinekord on see, et meile endale on täiesti kummaline, et miks me mingeid valikuid just niimoodi teeme. Ometi me niimoodi valime, aga miks just niimoodi ja eriti veel, kui see tundub, et see torpedeerib meie enda õnne ja heaolu. Ja see on just tingitud sellest, et need on meie alateadvuses varjus olevad mingisugused mustrid ja et kui me siis avasüli ja kui on just hoiak on see, et me avasüli tegelikult võtame vastu selle, mis on kunagi meisse sadestunud ja me uudishimuga julgeme neile valgust peale lasta, siis on neid nagu transformeerida on palju lihtsam kui see, kui me nagu see, et pole olemas. Et sellepärast see on ka üks põhjustest, miks ma tantsu nii väga armastan, on see, et see aitab transformeerida varjusid, aga minu see teema, millest ma oma laivis räägin, siiski seekord on vähem tantsust. Ja on, et kui vaadelda Jungi varjude klassifikatsiooni, siis mina räägin Jungi mõttes sotsiaalsest varjust. Ehk siis sellest varjust, mis siis heideti kogu inimkonnale 4,5 aastat tagasi. Ja ma räägin sellest, kuidas ma käisin ka läbi nendest erinevatest etappidest ja eitusest ja ahastusest ja kuidas tegelikult sellest kõigest läbi minemine ja selle kõige seedimine, mida üldse ei olnud väga tore seedida vahepeal, et kuidas see mind tegelikult viis minu enda tõeni lähemale ja kui tänulik ma kogu sellele protsessile olen ja kuigi oli vaja minna läbi väga sellistest pimedatest kohtadest, siis see, kuidas
selle tunneligi lõpus oli valgus ja kuidas ma tundsin, et ma väljusin sealt palju tugevamana ja just täpselt iseenda tõele lähemal. Ja see on see, millest ma oma laivis räägin, mis toimub juba sellel nädalal. Jaa, aitäh sulle, Vivian, selle sissejuhatuse eest, et me siin enne arutasime ja minu arust on see, mida Vivian plaanib jagada ja selle ühiskondliku varju tuua välja meile siia, et me kõik saaksime sellest tegelikult vabamaks, veel vabamaks. Et see on nagu väga julge. Ja ma ütlen, tegelikult peaks kogu ühiskond seda kuulama, aga me hoiame selle siin grupi sees, hoiame omale. Et aitäh sulle, Vivian, selle sissejuhatuse eest. Et ma annan siis Terrile sõna edasi. Jaa, hei kõigile. Sellel hetkel, kui see teema meil nii-öelda loosirattast siis valitud sai ja mulle ise tundus ka, et see varjust valgusesse teema on kuidagi väga aktuaalne ja see tuli sellisel nagu intuitiivsel moel esile. Ja mulle tundus, et see on lihtne teema. See oli nüüd siis mõnda aega tagasi juba. Ja mida see siis üles hakkas kerima tegelikult oli siis selline väga huvitav protsess minus, kus mul tuli hakata tegema sellist inventuuri, et vaadata sisse nendesse potentsiaalsetesse varjudesse, mida ma tunnen, et oleks õpetlik teistega jagada, millest võiksid ka teised naised kasu saada. Ja siis ma avastasin midagi sellist, mis, kui ma panen käe südamele, siis ma tegelikult avastasin seda, et neid varjusid on väga palju, millega tegeleda. Ja ma võin seda täitsa julgelt praegu siin öelda peale kõiki neid aastaid ikkagi enam-vähem järjepidevat jooga praktiseerimist ja mediteerimist ja õppimist ja õpetamist ja kõike, mida ma olen tegelikult teinud selleks, et inimeste ja iseenda heaolu toetada. Aga vaatamata sellele ikkagi väga palju tööd jäänud. Ja ma saan seda täiesti julgelt ja ütlengi täiesti julgelt, sest et minu jaoks üks väga oluline aspekt, mis varjutööga kaasneb, on see, et kui see vari ühel hetkel valguse kätte tuua, siis arvake ära, mis toimub. Sa saad juurde lisaenergiat, ehk siis vabaneb see energia, mis kulub sul selle varju varjamiseks. Ehk siis, kui sa mõtled selle peale, et sul on vaja kogu aeg varjata ühte hiiglaslikult olulist saladust, kogu aeg ehitada enda ümber mingeid fassaade, kuidas näidata seda, et sa ei ole see, ometigi see vari, mida sa näidata ei taha, siis tegelikult see viib sellise energia kaotuseni. Ja iseenda puhul ma jälgin ka seda, et see nagu mingis mõttes viib need minu hingeosad kusagile laiali, viib need kusagile laiali, kuskile kaugustesse, kuskile erinevatesse energiatesse, ohvrienergiatesse, lapsepõlve, traumadesse, mis on mulle tehtud ja nagu röövib tegelikult sellise elujõu. Et väga märgiline on olnud praegu just see möödunud nädalavahetus, kus mul oligi plaanis teha seda, et enda jaoks läbi mõelda, et mida siis ma praegu siin täna jagan sellel varjude teemal ja mida ma siis selle novembrikuu 3. nädalal varjude teemast jagan.
ja märgiline on see, et mulle võimaldati seda pimedust ja varju nagu täiega, sellepärast et reede õhtul läks elekter ära ja pühapäeva õhtuks tuli tagasi. Mis tähendas seda, et ma ei saanud isegi teha seda, et ma surun need juba üles tulnud luukered kappi tagasi, vaid ka minu teismeline poeg, kohe 14-seks saav, aitas mul ka neid igasuguseid varjusid nagu üles tõsta ja õppida neile nagu sellisel, kuidas öelda siis, omaks võtval moel otsa vaatama, aga ma ei ütle, et see on kerge. Ma absoluutselt ei ütle, et see on kerge, sest paraku on nende varjudega selline lugu, et sageli on tore see, et teised näevad neid ja ma ise neid ei näe. Ja sellepärast on perekond ja lapsed ja selline usaldusväärne sõbrannade või sõprade ringkond väga teretulnud, eriti kui seal on nagu nii-öelda sarnaselt mõtlevaid inimesi, ma pean silmas sõprade ja sõbrannade hulgas, kes aitavad vahel neid varjukülgi ka valguse kätte tuua. See võib tuua kaasa ka selliseid konflikte suhetes, eks ju, eriti perekonna mõttes, eriti lähedussuhete mõttes. Aga no selleks me siia mängima olemegi tulnud, et neid oma varjusid integreerida ja seeläbi oma sellist enesearengu teed või oma sellist vaimse kasvamise või lihtsalt inimesena kasvamise teekonnal õitseda. Ja enne kui siis ma jagan täna seda oma sellist varjulugu, ma võib-olla peatun ka korraks sellele, et mida siis mina sellel novembri 3. nädalal oma laivis puudutan, on tegelikult see, et ma proovin viia teid sellesse sügavusse, kus me proovime üldse kõigepealt aru saada, mis loomakesed need varjud on, kus kohast nad siis nagu tulevad, miks nad on meie ellu üldse tulnud või kust nad tulevad, mida nad siis endaga kaasa toovad, mida põhjustavad ja mida siis ette võtta, mida saab ette võtta sellist nagu praktilist, et oma eluenergiat mitte nendele varjudele ära anda, vaid pöörata need varjud siis selliseks nagu iseenda kasvamise kasuks. Et ma usun alati praktilistesse lahendustesse, aga ma usun ka sellesse, et väga oluline on, nagu Vivian siin ütleski, et kuidas see welcome the shit või kuidas see väljend oli, eks ole? Welcome. Ja, shit welcome. Ja et ma usun täiesti seda, et tegelikult meie selle sügavama hingeolemuse juveelid on ära peidetud nendesse varjudesse. Ja kui me selle osaga endast tööd teeme, siis me saame lähemale tegelikult sellele oma hingeolemusele, ehk siis nagu mainitud sai sellele oma autentsele olemusele või sellele iseenda tõele. Et aitäh, selline oli minu sissejuhatus. Aitäh sulle, Terri. Ja, et mul tuleb ka alati nagu teid kõiki kuulates tuleb nagu nii palju neid mõtteid nagu juurde selle varjude teema kohta, et ma ei kujuta ette, mis siis veel saab, kui te teete oma nagu nädalas need pikad webinarid igaüks omal teemal, et siis muudkui tuleb, kuna minu webinar tuleb kuu kõige viimasel nädalal, siis ma olen selleks ajaks ilmselt on liiga palju juba neid mõtteid teie webinaridest tulnud. Aga mida rohkem jagada, ma ei tea, võib-olla teeme novembri pikemaks. Aga täna ma tahtsin seda öelda, et kuna minu teema on see naiselikkus ja midagi ei ole teha, mida aeg edasi, seda rohkem ühest küljest tundub see kogu see naiselikkuse teema nagu hästi tobe, et nagu päris asjade kõrval, päris inimesed ju ikkagi teevad tööd ja näevad vaeva ja nagu teenivad raha ja mina räägin siin mingist õitsemisest, on ju. Aga midagi ei ole teha, ma ei lõpeta ära. Sellepärast, et lisaks sellele, et ma olen aru saanud, et see on nagu, et keegi nagu kedagi väga see
ei pea nagu, inimesed ei pea seda väga oluliseks, aga ma olen näinud, kui oluline see tegelikult on sellest hoolimata. No vot, ja siis mina tahan teile rääkida sellisest varjude osast, mida nimetatakse inglise keeles dark side of femininity, ehk siis eesti keeles võiks öelda naiselikkuse tume pool või tume naiselikkus või selline nagu hull värk ühesõnaga. Ja selle hullu värgi sees, mis need varjud siis tegelikult on või kuidas me ära tunneme, et nüüd on nagu mingi varjuvärk, siis tegelikult on esimene asi, mille järgi me ära tunneme, on hirm. Kui meil on mingisugune asi, mis meis tekitab hirmu ja midagi, millest me ei taha rääkida. Ja ühiskonnas on väga palju teemasid, millest ei taheta rääkida. Ja meist igaühe sees on ka palju teemasid, millest me ei taha rääkida. Nii ka minul. Ja minul on olnud naiselikkusega seoses üks teema, millest ma ei ole tahtnud rääkida, kuigi ma olen ohjeldamatult naiselikkusest rääkinud viimased 10 aastat. Ma olen endast rääkinud palju, aga üks teema on ja ühiskond ei taha sellest rääkida. Ja nüüd ma tahan sellest rääkida. Ehk siis see teema, mille ma toon nagu isiklikult enda puhul selle naiselikkuse juures välja, selle varjuna, on see, et naised, kes on teatud eas, näiteks 40+, näiteks 50 nagu mina ja kellel ei ole lapsi. Ehk siis ilma lasteta elu naisena. Alates teatud vanusest, kui on juba selge, et tegelikult ei ole enam mõistlik neid lapsi nagu saada ka, või ei ole siis ka võimalik lapsi enam saada, kellel kuidas on siis füsioloogilise eripäraga. Et Eestis on olnud üks partei, kes nimetas neid naisi täiesti mõttetuks üsna avalikult. Ja üldiselt mitte keegi ei taha sellest rääkida. Need naised, kellel on lapsed, ei taha sellest rääkida ja ei taha nagu nende naistega väga koos seda laste teemat puudutada, kellel pole, sest nad justkui tunnevad ennast nagu, et neil on ja teistel pole, tunnevad ennast ebamugavalt. Ja need naised, kellel pole lapsi, siis on erinev emotsioonide, allasurutud emotsioonide, selline virvarr, et osaliselt nagu häbitunne, süütunne, et ma pole naisena päris perfektne, ma pole hakkama saanud selle naiseks olemise rolliga. Ja lisanduvad siis need soovid ja igatsused. Et igal naisel on ju oma lugu, nii neil, kellel on lapsed, kui nendel, kellel ei ole lapsi. Ja kellel ei ole lapsi, siis neil on kõigil omad lood ja väga tihti pannakse nad kõik ühte patta, et näiteks kui mina olin nii 40, siis pandi mind sinna patta, et tema ju tahab karjääri teha, tema ei taha lapsi. Sellel ei olnud tegelikkusega mitte mingit pistmist, aga mind automaatselt pandi sinna kasti nagu ära. Ja siis seda oli väga valus kuulata, aga kuna sellel hetkel ma ei olnud valmis ka sellest rääkima, siis ma surusin need tunded kõik alla. Ja selliseid erinevaid nagu huvitavaid tundeid toob see üles, et täna ma võin öelda, et ma olen ise endast teinud selle teemaga rahu ja ma olen valmis selle tooma nagu varjust välja, et ma olen naine, kellel ei ole lapsi. Ma küll teoreetiliselt võiksin neid veel saada, aga ma täna nagu olen aksepteerinud täielikult seda ja ma olen selles õnnelik selles kohas. Ma kuidagi ei vähenda nende naiste osa, kellel on lapsed, sest see on ülioluline roll. Kuid ma ütlen, et naiseks olemise ülesanded ja naisenergia kandmine ei sõltu sellest, kas sul on lapsed või mitte. Sa saad seda teha erineval moel. Ja on väga palju sellist minu oma teekonnal läbitud kohti, siis kuidas ma olen selle varjuga hakkama saanud. Ehk siis, kuidas ma olen leppinud selle olukorraga, kuidas ma olen võidelnud selle olukorraga. Ma olen tahtnud muide lapsendada lastekodust. Mul ei antud. et sellised huvitavad teekonnakohad. Ja tänaseks on minu poole pöördunud päris palju naisi, kes on küsinud, et aita mul leida rahu selle teemaga. Nii et ma tean, et see vari on ühiskonnas väga paljude naiste kohal. Ja naistel ka saabub menopaus järjest varem. Et minul isiklikult ei ole veel menopausi, aga paljudel naistel on see juba 30-selt, 35-selt ja väga ootamatult. Ja seal siis hakkab ilmestuma see vari järsku üleöö, et on tehtud teistsugused plaanid ja järsku tuleb harjuda teise olukorra. Igal juhul
see on see minu lugu ja teema selle varjuga, mis mul esimesena nagu meenus, mida ma tahan jagada. See on teema, mis on varjus, aga millega on palju emotsioone, palju allasurutust ühiskonnas, naistes. Ja varjud on alati siis sellised allasurutud mingid asjad. Nad on meil kaasas. Ja seal, nagu Terri ütles, eluenergia on kinni, eks ole, kui see vari on aktiivne. Aga varjud võivad olla ka näiteks talendid ja kingitused, mida me ei ole nõus vastu võtma. Et ka see pool on olemas. Et see on hästi huvitav, eks ole. Et kui me mõne varju võtame vastu, siis me võime ka nagu selle läbi aksepteerida oma nagu talente või kingitusi või sellist unikaalsust, mis on väga väärtuslik. Vot nii, et see oli siis selline minu nagu isiklik lugu. Huvitav, et väga raske on ise rääkides jälgida kella. Ja nüüd ma vahepeal annaksin naised teile sõna, ja ma väga tänan Heilikit, kes siin vahepeal kommenteerib ja oma mõtteid jagab. Ja kui sa vaatad järele seda videot, siis palun jaga ka, et mida sa näiteks igaühe meie jagamisest endale mõne mõttena kaasa võtab. Et jälgi meid, et me igaüks oleme mingil omas nagu sellises pusletükis ja mulle tundub, et sellest kokku võib saada päris huvitava nagu pildi. Et jaga, mida sa igaühe meie pusletükist omale saad. Nii, naised, aga kes tahaks sellel teemal järgmisena veel nüüd jätkata? Et kuidas me selle teema, selle novembri teema, varjude teema praegu kokku võtaksime või mida sa tahad veel lisada siia? Kas lähme sama ringiga, et äkki Lilia, sa oled nõus korraks jagama oma mõtteid veel lisaks? Mul on väga raske praegu tõesti lisada, sest ma hakkasin kõigile nendele teemadele mõtlema ja nad käivitasid ka minul neid protsesse. Tegelikult nad on väga sellised tundlikud lihtsalt selle naise olemise teema ja mul tuli selline mõte, et nagu India seal traditsioonis, nagu vaimulikus traditsioonis on erinevad naisaspektid ja minu meelest see on väga hea mudel, kui me oleme seda Shakti tantsu teinud ja et seal on erinevad jumalannad ja kui me ei mõtle sellele nagu religioosselt, aga lihtsalt sellele aspektile, et igas naises on olemas selline vari ja tegelikult see vari on selline väga jõuline aspekt või osa. Kui naine ei võta seda vastu, ainult tahab olla selline armas ja selline ilus ja mis iganes selline loov ja et selles nagu ilusas kujus, siis ta ei saa seda oma väge, mis need igasugused sellised nagu halvad, negatiivsed need jumalannad nagu see Kali ja see Durga ja nad annavad, aga tegelikult seal on väga palju jõudu ja samamoodi, kui me mõtleme lääne psühholoogia aspektis, kus on varjud, kus on emotsioonidega töö, et seal on samamoodi, kui me ei märka neid nagu negatiivseid jälle jutumärkides emotsioone, kui me ei tegele nendega, siis me ei saa seda päris rõõmu ja õnne tunda oma elust, olla rahul sellega. Selline mul märkus on. Aitäh! Aitäh sulle, Lilia, aitäh! Vivian! Ma jäin ka teid kõiki kuulates, ma jäin mõtlema, et ikkagi selles, et kuna me elame selles polaarsusi ja duaalsusi ja ühesõnaga ikkagi seda ja ka väga palju paradokse täis maailmas, et siis ikkagi
et see on see kontrastide võlu, et kui me oskame kontrastsuses näha võlu, et siis see teeb elamise nii palju põnevamaks. Ja ma arvan, et minu siis küsimus neile, kes vaatavad seda salvestust enne seda minu laivi, siis ma soovitan mõelda selle peale, et see, millest me kõik läbi tulime, nii inimkonnana, kui siis ka ühiskonnana, kui siis ka üksik inimesena nende viimase 4,5 aasta jooksul. Ja intensiivsemalt siis, eks ole, selle siis 2020-2021. Et mis olid sinu jaoks need kõige väärtuslikumad õppetunnid, mis kannustasid sinu enda isiklikku kasvu ja arengut kõige enam? Lihtsalt korraks tagasi mõelda ja iseenda jaoks verbaliseerida, sest ma olen kindel, et mõnede jaoks on väga selge ja nad on iseenda jaoks selle juba kõik väga nagu hästi läbi tunnetanud, aga teiste jaoks on see, et kuna see juba kõik on möödas, et siis mis sest enam. Aga kuna on üsna suur tõenäosus, et sellised katsed jätkuvad ka tulevikus, siis nende sõnastamine kindlasti aitab meid paremini ette valmistada siis tuleviku katsetusteks. Ja aitäh sulle, Vivian. See oli väga hea nagu sissejuhatav küsimus. Panite tähele, naised? Terri, kas sa võtaks mikrofoni? Jaa, kas selle Viviani küsimuse, Vivian, sa saad selle siia chatti kirja panna? Siis on see meil võimalik pärast äkki hüüda sinna välja ka. Okei, aga ma jätkan siit. Ma lihtsalt tahtsin teha sellest varjude lahti mõtestamise novembrikuust. Võib-olla ka midagi sellist, kus me vaatame võib-olla kaugemale iseendasse ja võib-olla nendesse lapsepõlve ja võib-olla varase nooruse tekkemehhanismidesse, kuidas need varjud said nagu üldse esile tulla, et see on nii-öelda väidetavalt selliste enamasti sellised sügavamad alateadlikud varjud siis salvestuvad meisse esimese 7 aasta jooksul meie lapsepõlvest, kus me oleme sisuliselt nagu käsnad, eks ju. Et me lihtsalt imeme kõike sisse, mis meie ümber on. Ja mida mina olen täheldanud just selles peale 50 vanusesse jõudes, et huvitaval kombel kõik need teemad jube kergesti ennast nagu ilmutavad. Ja mida ma ise ka olen pannud tähele, on tegelikult see, et kõik need varjud, mis on jäänud siis läbi töötamata, siis vähemalt minu puhul on olnud nii, et menopausi jõudes tulevad need varjud lihtsamini üles ja annavad ennast lihtsamini kätte, ujuvad lihtsamini pinnale. Mis on ühest otsast on nii võimalus kui needus. Needus on ta sellisel hetkel, kui neid tuleb lihtsalt väga palju korraga ja siis on selline emotsionaalne koormus nii suur, eks ole, nende muude teemade jadas, millega tuleb siis tegeleda menopausis.
aga mul tuli lihtsalt üks selline mõte jagada mingit sellist väga isiklikku ja lapsepõlvest pärit tänaseks võib-olla mitte nii väga nagu sellist akuutset varju, aga varju, mida ma suudan siis täna nagu ohjata enamikel juhtudel ja varju, mille puhul ma suudan ka analüüsida, et mismoodi see minu elu nagu käiku juhtinud on, milliseid protsesse algatanud, milliseid selliseid kompensatsioonimehhanisme tekitanud. Et siis lugu on selline, et ma tulen perekonnast, kus nii nagu sellises kõik, meil oli hästi palju naisi, eks ole, 3 tütart ja ema ja isa, eks ju ka. Aga siis olid ka veel vanaema, tädi ja siis olid seal ümber ka veel mõned mehed, aga kuskil vanaisad ja onud ja tädimehed. Aga nemad ei osalenud elus aktiivselt, selles mõttes, et nad jõid alkoholi. Ja meie peres oli nagu selline asi, et iga kord, kui saadi kokku, siis tohutult palju pöörati tähelepanu sellele välisele ilule. Ükskõik, kui kusagil midagi näidati või vaadati kedagi meie endi seast või oli mingisugune film või teatrietendus või ühesõnaga alati oli see, et issand kui ilus. Ühesõnaga hästi palju räägiti välisest ilust, mis ühest otsast on väga kaunis selles mõttes, et märgati ilu, eks ole, see on tore. Aga see natukene jäi selles mõttes pinnapealseks ja kujundas ka minus teatud mõttes sellise huvitava varju, et mina ei olnud lapsena selline väga naiseliku välimusega naine või tüdruk, ütleme nii. Et ma sündisin, mul olid turris juuksed, mustad juuksed peas, mu mõlemad õed, üks noorem, teine vanem, eks ole, sündisid blondidena. Nemad sündisid, nad olid sellised hästi õblukesed ja sellised haprad naised. Mina olin nagu selline väike, hästi tugev, selline jõuline ja musklis ja selline tükk. Natuke ma nägin isegi välja nagu poiss. Ja siis elu läks edasi. Kooli minnes ja niimoodi. Ma mäletan väga tihti seda, kuidas nii ema kui vanaema ja kõik ümberringi nagu rõhutati kogu aeg seda, kuidas minu vanemõde, et issand, kui ilus ta on ja nii näpsukene ja siis mina jälle vaatasin oma punnis kõhte ja rullisin sukkapükse üles, eks ole. Ja mul kujunes kogu aeg välja see hinnang, et mina ei ole ilus. Ja siis tuli minu nooremõde, kes osales kogunisti mingitel kooli missivõistlustel ja siis tuli veel välja, et minu sugulane umbes Liis Tapos, ma ei tea, kas ta saigi missiks, ja ma olin nagu täitsa jama, et mina ei ole üldse ilus, sest mu ema ei öelnud seda mulle. Mida mulle öeldi, ütles mu vanaema, mõlemad vanaemad tegelikult ütlesid seda, et no küll sina oled ikka koolis tubli, muudku on siin 5 ja küll sa oled ikka tark tüdruk, eks ole. Ja siis ma panengi praegu takkajärgi analüüsides tähele, üks tore lugu on veel lasteaiast. Seal oli selline lugu. Järsku otsustas mu ema, et ta lõikab mu juuksed ära. Mul olid pikad juuksed, seda mulle öeldi ka, et sul on toredad paksud juuksed, ilusad paksud juuksed, seda öeldi. Ja siis lõikas mu ema otsustas, ta lõikab mulle sassoon poisi pea ja siis olid need näärid tulekul, kus oli see etendus. Ja kuidas ma tahtsin saada lumehelbekeseks, sest minu jaoks lumehelves kehastas kõike seda, kes nagu ma pole saanud, kes polnud saanud minus ennast nagu välja näidata, eks ole, nendele pandi ilusad valge kleidid, nendel oli nagu tüll seal all, siis neile pandi see pähe, see selline pärg, kus ees oli suur lumehelves. Aga ei, selleks hetkeks oli mu juuksed maha lõigatud ja minust sai kuusk selles lavastuses. Et see on eluks ajaks meeles, kuidas minu taotlus heljuda kaunit naiselikult ja kaunis olla siis päädis see jälgi ja kuuserolliga, mis on ka väga oluline. Aga mis on selle loo moraal? Ma ei vaata seda täna kui sellist nagu haava enam nii sügavalt, vaid pigem nagu sellist kinni kasvanud armi, sest ma tean, et ma olen väga kaunis naine, seda on mulle juba nüüd öeldud igalt poolt ja ise ka juba enamasti usun. Enamasti. Aga mida see minu elus nagu kaasa tõi? Oli tegelikult see, et
mulle tekkis tunne, et ema ei märka mind. Et ema märkab minu õdesid, aga ta mind ei märka, sest minu jaoks see, mis oli tema väärtus, ehk siis ilu, väline ilu, ta mulle seda ei öelnud ja mulle tundus, et ema mind ei märka. Täna ma seda ei arva. Nüüd on nii ikkagi ja ema ikka helistab mulle, kuigi mina pole talle tükk aega helistanud, ema märkab mind, see on tervendatud, eks ole. Siis mis see kujundas minus välja tegelikult sellise toimetuleku mehhanismi? Mul tuleb midagi teha, et teistele meeldida, sest niisama seda värki ei öelda, et sa oled ilus. Ja siis ma olingi tubli õpilane ja muudkui proovisin olla tubli ja meeldida. Hästi palju proovisin meeldida. No see on kaaludele ka omane, eks ole. See on nende kaalude üks suuremaid varjusid on tegelikult soov teistele meeldida. Ja see, mis kujunes välja minu nagu nii-öelda hilisemas nooruspõlves, võib-olla see ei olnudki enam nii väga nooruspõlvega, oli see, et ma hakkasin kompenseerima seda tegelikult ja nüüd tuleb väike purakas, eks ju, sellise kuidas öelda, seksuaalsusega, oma seksuaalsuse nagu ületähtsustamisega, mis tähendas tegelikult seda, et ma lihtsalt muudkui proovisin mehi ära võluda, kes mulle nagu kinnitaksid seda, et ma olen tegelikult ikkagi õudselt äge. Aga see oli teatud mõttes nii-öelda enda eluenergiat raiskav kompensatsioonimehhanism. Ma tegin seda mõnda aega oma elus ja siis hiljem õnneks sain ka nii-öelda aru, millest see on võib-olla tingitud ja see ei olnud enam nii oluline. Aga lihtsalt, mida ma tahan selle looga öelda, et oluline ei ole mitte see lugu, vaid see, mis ma sellest tegelikult lugu on ka oluline, lood on ka olulised, aga just see, et kuidas ma sellest varjust siis võtan kaasa selle juveeli või selle teemanti, eks ju. Ehk siis ma võin endale iga hetk ise kinnitada seda, et ma olen kaunis ja tegelikult ka selle, et ma õppisin siis tänu just sellele samale asjale tundma rohkem seda, missugune on inimese ilu teistel tasanditel. Ja võib-olla siinkohal ma lihtsalt tahangi teile öelda seda, et kallid viikinghaldjad, et mul on olnud selline tohutu au teiega koos olles ja teiega koos kõiki neid asju tehes, mis me teeme, jälgida tegelikult seda, kuidas te muutute minu jaoks iga korraga aina kaunimaks, sest kõik see sügav sisimas olev ilu, nii need varjud kui need valguse küljed, kogu see asi, kogu see terviklik kompott muudab teid järjest kaunimaks minu jaoks. Ja mis ma tahan lõpetuseks öelda ja millest me räägime siis võib-olla rohkem ka siis, kui on see varjude tundma õppimise live, mis ma teen 3. nädalal, on see, et minu jaoks on sellesama iseenda varju tundma õppimine, tema äratundmine ja tema tundma õppimine hästi oluline ja suur enesearmastuse teema. Seesama integratsioon on tegelikult see koht, kus ma õpin armastama ennast nagu ühtse tervikuna ja see ei ole lihtne. See ei ole lihtne. Minul on eriti raske seda vahel teha, sest hinnangulisus on midagi. Jällegi üks minu mõnes mõttes nagu needus, aga teisest otsast võttes jälle mitte, eks ole, et analüüsida ja anda hinnanguid. Aga see selleks. Ühesõnaga, ma tunnen ennast tänasel päeval täitsa ängsi lumehelbekesena. Aitäh! Aitäh sulle, Terri! Ja ma tõesti lisan siia juurde kõigile, et kui te panite tähele, siis Terri lobises välja meie salanime, mida me pole avalikustanud varem ja mida me omavahel kasutame siis kogu selle naistefestivali loomise protsessist, et viikinghaldjad on siis nimi, mille meile pani tõesti Kristjan Järvi ja see on üks meie omavaheline salanimi, et kõik, kes seda videot kuulavad, nüüd te teate meie saladust. Üks meie selline vari on tulnud avalikkuse ette täitsa juhuslikult. Aga jaa, et mina tahaks siia lõppu lisada tegelikult seda, et mis on hästi oluline minu arvates, et mida see varjude töö siis tegelikult meile annab. Et mina olen kogenud seda ja ma olen näinud teiste naiste pealt, kes on oma varjudega töötanud, et enne kõike annab see varjude töö, kui me tegeleme sellega, meile suurema enesekindluse.
ta annab enesekindluse, mis on loomulik, eks ole. Teiseks, mida me kindlasti saame varjutöö tulemusena, on suurem selline nagu oma unikaalsuse nagu väljendus või me julgeme olla need, kes me oleme. Ja see toob omakorda kaasa sisemise rahu ja sellise nagu mõnusa seisundi nagu rahu enda ja eluga. Ja vaat, kui me oleme enda ja eluga rahus ja kui meil on suurem enesekindlus, siis paratamatult järgnevad paremad suhted. No neid järgneb kohe, võib järgneda rohkem, kui vaja on. Et igal juhul paremad suhted järgnevad. Ja vähenevad ka sisemised konfliktid ja selline sisemised nagu ebakõlad ja ebakindlused, need lõputud nagu mõistuse jutud, et oot, no kuhu sina nüüd lähed ja nii edasi. Stressitase väheneb. Käib täitsa konkreetse nagu sellise tervislikkuse aspektina ka. Ja kindlasti siis tekibki rohkem sellist rahulolu ja heaolu tunnet, ehk siis seda sama õnnelikkuse ja heaolu tunnet, mille jaoks me kogu selle grupi lõime. Nii et minu arust see on nagu väga selles mõttes nagu õige teema. Aga jah, vaatame siis neile otsa ja läheme selle kuuga niimoodi edasi, et kas teeme ühe sellise kiire 1-2 lausega ringi veel, et mida lõpetuseks sellele kuule või alustuseks sellele kuule, lõpetuseks sellele webinarile igaüks siia veel omalt poolt lisaks. Et jah, Lilia, kallis. Nii, Lilia, kallis, sul on kas nüüd? Nüüd kuuled, jaa. Vajad? Sul on vale mikrofon. Nii. Kas sa nüüd proovid? Ei lähe maha. Kristel, sina saad Lilia mikrofoni. Nüüd ma sain, jah, leidsin, see läks kaduma. Ma kõigepealt tänan meie armsad Hellikit, kes oli nii oma näoga kui ka oma tagasisidega meiega kaasas. Aitäh, et tulid ja tänan minu armsaid viikinghaldijaid ja tänan kõiki, kes seda hakkavad vaatama pärast. Ja kindlasti ma olen väga põnevil, sest see teema on tõesti väga sügav ja väga huvitav. Ja kutsun teid ka jagama oma lugusid, sest tõesti need lood on väga huvitavad ja väga inspireerivad, kes kuidas oma varjuga said hakkama ja mis sellest tuli välja. Aitäh! Aitäh sulle, Lilia! Mul tekkis, armas Kristel, see, kui sa ütlesid, et veel paari lausega kokku võtta. Mul tekkis selline mõte, mida ma ise tahaksin teha, kuna on november. Ja siis ma mõtlesin, et ma võin seda mõtet jagada kõigi teistega ka. Et just seoses selle pimedusega, väljas oleva pimedusega, siis ma süütan küünla ikkagi kodus palju sagedamini kui näiteks juunikuus. Ja ma mõtlesin, et ma ise plaanin teha, kuna oli ka jutt sellest, et shit welcome, et siis iga kord küünalt süüdates ma kutsun nagu ise enda seest pinnale tõusma. Ja ma arvan, et ka siis, kui kutsuda niimoodi lahkelt ja uudishimulikult neid varjusid pinnale tõusma, ehk siis kui sa ise paned ennast sellesse valmidusse, et ma aktsepteerin ja jälgin uudishimuga, siis need varjud ei ründa nagu niimoodi ootamatult ja nurga taga, vaid et siis see, kuidas nad saabuvad, on ka leebem, et ma ise kutsun nad enda juurde, mitte nad ei tule nagu
et iga kord küünalt süüdates kutsuda, et milleks iganes ma olen valmis, et see ennast ilmutaks, sest et siis läbi selle siis valgustamise kas või küünlaleegi abil saan ma sellest teadlikuks ja siis teadlikuks saades saan ma seda integreerida ja transformeerida. Nii et selle varjude ise niimoodi lahkelt ja uudishimulikult nende see kutsumine esile. Aitäh sulle, Vivi, väga ilus praktika. Ja seda enam, et kuna praegu päike tõuseb nii hilja ja loojub nii vara, siis seda saab teha need, kes söövad hommikust või teevad oma hommikust praktikat, siis kui väljas on veel pime, siis see sobib ka hommikusse või siis õhtusse, kui väljas on juba pime ja juba enam tegelikult sellesse lausesse ei sobi, sest et väga vara on pime. Jaa, aitäh. Terri, kuidas sa lõpetaksid veel viimase? Jaa, et mina olen hästi tänulik, et meil oli selline võimas ja autentne jagamise paneel ühest otsast ja teisest otsast see ei olegi teisest otsast, lihtsalt ma soovin hästi palju julgust sellel pimedal ajal iseendasse rohkem vaatamiseks, selle tervitamiseks, selle vastuvõtmiseks, mis sealt nähtavale tuleb ja usku ja lootust sellesse, et igas selles kõige pimedamaski nurgas on tegelikult peidus valgus, sest nagu me teame, selles meie polaarduaalses maailmas ühte ei eksisteeri teiseta ja endiselt ma julgustan ka seda võib-olla natuke liiga kõlava hüüdlausega, aga sageli just see kõige ägedam osa meist tuleb nähtavale ja see kõige võimsam, naiselikum, autentne sisemine vägi tuleb esile tänu sellele, et me õpime või laseme sellel varjul iseenda olemusega armastavalt üheks saada või integreerida seda siis endasse. Ehk siis ma soovin julgust ja siis palju küünlaid sellesse pimedasse aega, mida süüdata. Aitäh sulle, Terri. Teil tuli üks imeilus must kass vahepeal mängu meile. Aitäh, Helliki, et sa näitasid teda. Aga mina tahan lõpetuseks öelda seda, et ma tunnen, et selle teema juures on nagu ma tunnen, kuidas me oleme natuke, kui me ütlesime juba välja, et me oleme viikinghaldjad, siis võtame nüüd kõik teised naised ka, kes me siin grupis oleme, võtame kõik novembrikuus, mitte ainult küünlad, vaid hästi suured tõrvikud nagu pihku ja marsime sellest pimedusest nende tõrvikuvalgustega läbi ja see tõrvik, mis meil käes on, see saab heleda leegiga põleda siis, kui me siin grupis kõik koos jagame. Siis on ta heledam ja suurem ja valgustab rohkem. Selline pilt tuli mulle ette, aga lisaks ma tahan ühte saladust välja lobiseda, mida me enne kokku ei leppinud, aga ma natukene lobisen välja. Ehk siis sellele kõigele peab järgnema naise tähistamine. Siis on elul nagu värvi. Ja ma kutsun teid üles panema kalendrisse kirja tähistamise kuupäeva. 28. detsember Tallinnas. Rohkem ei ütle. Aga minu arust tähistame 29. detsembril või tähistame 28. Kummal me tähistame? Jaa. Pühapäeval. 29. Kas pühapäev on 29? Okei. Pühapäeval 29. detsembril me tähistame ja Tallinnas ja kõik detailid tulevad hiljem, aga pane omale kalendrisse kirja, sest et see on üks võimalus tähistada päris elus naistega päriselt koos ja kõik muu me anname hiljem teada.
ja siis ma tahan ühe asja veel öelda, et mul on selline mõte, mul tuli see praegu alles, et teeks novembris ühe sellise mängu hoopis, et kes kõige rohkem kommenteerivad, nende vahel loosime välja midagi ägedat kuu lõpus, kes jagavad midagi auhinda. Ja auhind võib olla seotud ka selle 29. detsembriga. Võib täitsa olla seotud sellega. Täitsa võib olla seotud. Ja mõtleme selle auhinna välja. Igal juhul novembrikuus tasub tulla varjust välja ja kommenteerida ja jagada, sest see võib olla väga kasulik igas mõttes. Igas mõttes. Aitäh teile. Aitäh Lili, aitäh Vivian, aitäh Terri, aitäh Heiliki koos loomise eest siin selle tunni aja sees. 29. detsember. Aga vahepeal siis see november tuleme varjust välja. Et selline tunni. Aitäh sulle, Kristel. Aitäh, Kristel. Ja. Aitäh. Aitäh. Aitäh.